nädalal algas koolinoorte MM ja ma tahaksin teile näidata selle suurepärast avaüritust. Tallinnas toimus suurejooneline koolinoorte maailmameistrivõistlused. Sellest võttis osa üle maailma 26 riiki. Pidulik avatseremoonia peeti Kadrioru staadionil, kus näidati külalistele miniatuurset laulu- ja tantsupidu. President Toomas Hendrik Ilvese nimel võttis sõna esileedi Evelin Ilves. Hello! Kõigepealt on mul hea meel öelda teile tere tulemast Eestisse ja tuua endaga kaasa ka Vabariigi presidendi sportlikud tervitused. Koolinoorte MM-i patrooniks oli olümpiavõitja Gert Kanter, kes julgustas noori sportlasi. Täna võttis ka Eesti Koolispordiliidu president Erika Salumäe. Nii nagu olümpiamängud on ka need mängud tõeline suur spordipidu ja seda me tunneme praegu just siingi. Eesti Koolispordiliidu on olnud suur au neid võistlusi ette valmistada ja neid praegu siin korraldada. Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ning kultuuriminister Laine Jänes. Kõnega astusid üles ka Rahvusvahelise Koolispordiföderatsiooni peasekretär Jan Koolen. Anti ka sportlase ning kohtunike vanne. Kõnedele järgnes 26 riigi tervitus ning tantsulised etteasted. Kas sellised autogrammi kirjutamised võib tihti ette ka või? Ikka päris palju tegelikult, et vahel, ütleme siin hiljaaegu oli üks võistlus Jõgeval, kus ma arvan, et tuli ikkagi mingi 200-300 autogrammi anda ja oli lapsi, kes tulid teise ja kolmanda autogrammi järgi. Te olete koolinoorte MM-i patroon. Mida see teile tähendab? Kindlasti eelkõige seda, et ma üritan oma eeskujuga neid igati võimalikult palju motiveerida ja loodame, et sellest eeskujust ja kõigest on kasu ja siis sünnivad väga head tulemused. Koolinoorte MM läks täna lahti. Millised on teie enda emotsioonid ja tunded hetkel? Ülimad. Mul oli ainukene hirm oli, et ilmataat peab alt, aga nagu näha, kõik on meiega. Ju me oleme teinud selleks võistluseks maksimaalselt kõik hästi ja ka ülevalt poolt meid hoitakse. Ma olen väga rahul praegu. Sorry, how was the show? Good, very good. I like it so much. It's nice. It's very good. It was very good, very entertaining. I come from Israel. It's from Israel. Israel is good. Jäta selga, ma panen selja peal sul. Kogemused olemas juba. Tahad siia allapoole või tahad siia üles? Kantori juurde tahad. Siis on juba raskem. Järgnevatel päevadel oli nii sporti kui ka kultuuri. Kuidas võistlus üldse läks? Võistlus läks suurepäraselt korda, et mul korralduskomitee juhina on seda väga ja rõõm öelda, sest ikkagi nii suur turka koolinoori üle maailma, kõik 4 kontinenti, välja arvatud Austraalia, jõudis meile kohale 26 riigist. Oli sporti, oli kultuuri, oli rõõmu ja võib-olla siis kõigepealt räägime spordist, sest korraldajariigina on meil eriliselt hea meel selle üle, et Eesti koondis, keda oli tegelikult terve 6 võistkonna jagu, 2 võistkonda neist väljusid sellest suurvõistlusest medalitega. Ja nimelt Eesti noored neiud, kes esindasid siis Eesti nimelt koondist, võitsid pronksmedalid ja noormeestel jäi õige vähe puudu ka kõige kõrgemast ehk kullast, kaotades vaid Itaaliale ja olles siis kokkuvõttes maailma koolinoorte teine võistkond. Kokkuvõttes rekordeid sündis ja mitte vähe. Ja kui räägime Eesti võistkondadest, siis kõige rohkem teeb head meelt veel see, et
väga paljud noored, sest räägime 36 noorest, kes võistles võistkonna eest, tulid sellel võistlusel välja oma isikliku rekordiga. Riigid said siin kirja oma võistlejate seas väga mitmeid rahvusrekordeid, nii näiteks poiste 100 meetri jooksus jooksis Türgi noormees uueks nii isiklikuks kui ka rahvusrekordiks uue tulemuse 10,81 sekundit, see on kuni 17-aastaste hulgas ka maailma edetabelis väga kõrge koht ning ka teised riigid ja siis me saamegi kokkuvõttes öelda ju, et sportlikus mõttes läks ikka kõik väga-väga hästi. Kultuuriprogrammi osakaal oli julgelt pool, sest tervelt 7 erinevat ettevõtmist kultuuriprogrammis, kui me alustame avamisest. Kui me räägime suurest rahvuste festivalist, mis leidis aset Pirita kloostris, ma julgen seda võrrelda küll nõndanimetatud mini-Birgitta festivaliga, sest ma ei usu, et ka austatud maestro Erik Lassil õnnestub saada kokku 26 riigi esinejad ning kui me räägime ühest toredast sõprusjooksust Kadrioru pargis, kui kõik 600 koolinoort 5 võistkonnana läbivad ühises ja sõbralikus rivis Kadrioru kõik kõige kaunimad kohad, kui me räägime veel suurepärasest kultuuripäevast Tallinna Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis, kui me näeme rohkem seda, kuidas elati aastaid tagasi, mitte ainult linnades, vaid Eesti külades. Ja siis veel loomulikult oli suurepärane võimalus tutvuda Tallinna vanalinnaga eilse päeva jooksul ning kõige lõpetuseks suur lõpupidu, mis toimus Tallinna Lauluväljakul, kus juba tegelikult ju käivad ettevalmistused homme, ülehomme algavaks laulu- ja tantsupeoks. Kui me lauldsime koos Tarmo Õunapuu ja Metsatölliga regilaulu. Tegemist on maailma ühe uhkeima spordivõistlusega, aga mis on selle edukuse võti? Tänaseks võib öelda, et selle edukuse võti on inimesed, aga need inimesed on erinevalt organiseerunud. Eeskätt ma tahan siinkohal öelda kõige suuremad tänud edasi Tallinnale, kogu Tallinn, oma linnavalitsuse, Tallinn 2011 kultuuripealinn sihtasutus, samuti riik, kes on Kultuuriministeeriumi näol andnud meile selle võistluse, suurvõistluse ettevalmistamiseks tohutu abi, mitte ainult rahalises mõistes, mis oli ka loomulikult väga tähelepanuväärselt suur, aga ka see moraalne ja organisatoorne tugi. Aga meid oli üle 350 inimese. Minu poolt teile kõigile suur-suur tänu!